puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus ja valu. Tere armsad Puuduta mind saate vaatajad. Tere Sirjekene. Tere Anukene. Tere Timokene. Kapujalakene. Kapujalakene. Just. Ma olen nii familiaarne sellepärast, et sa ju käid meil me igal aastal ja mina ei jõua ära imestada. Kuidas see aastakene kiiresti möödub. Ja täiesti usk. Sest sa oleksid nagu eile olnud. See käis hullu kiiresti see aasta. Mul on samamoodi, pole aru saanudki klõpsta ja juba siin. Aga alles ütlesin, et käisin Tallinnas, jälle olen siin. Et väga põnev ja ma ikkagi tituleerin siin numeroloogiks. No, jah. Et sa paned numbreid ritta, näed Sirje siin näitab põnevat raamat. Ja ma just vaatasin, et kuidas raamat tituleerib. Siin on veel öeldud Timo kohta, et ta on ka autor ja visionäär. Ehk siis loomulikult. See on ka uudis minu jaoks. Et ja numbrid aga käivad ringi ratast. Et no meenutame natukene paari sõnaga seda aastat 2025. Sa teed ju igale aastale pisukese sellise ettevaatava pilgu viskad. Kuidas sulle tundub endale, kuidas su sabaots tunneb, et kas see 25 aasta oli selline, nagu sa ette ennustasid? Paljuski, jah. No, mul oli üks asi praegu tuleb meelde. Kui ma õigesti mäletan, siis ma rääkisin, et suremus arv kasvab 25 aastal ja see on üle maailma pedasin selmas, mitte ainult Eestis. See on kõva hüpped ja nii edasi. Haigustest ma rääkisin, ma mäletan, et tulevad need kiiresti progresseeruvad põletikulised haigused, mis lõpevad niimoodi ja väga fataalsed. No see on Eestis meil väga krevinud. No mida meie ju näeme, nagu tuntud inimeste põhjal, eks surevad nagu kärbsed, aga et üle maailma. Üle maailma. Ametlikult oli dokumenteeritud mingi üle 7,45 miljonit, mis on tavalises sellest nivoost. Aga see on ametlik. Just, aga järsku maailm puhastab ise enne. Ja, see ongi niimoodi. Puhastusprotsess hakkas pihta eelmise aastal, 25 aastal ühesõnaga, praegusel aastal. Järgmine aasta pannakse veel suurem tamp peale. See on ka tulenumber. 9 oli tulenumber. Number 1 on ka tulenumber. Mis järgmine aasta on 2026 kokku liidetuna saab 10 ja siis läheb 1. Ja sinna lisandub veel obusaasta, tuli obusaasta. See on ka tuli ju. Aga see ei peaks tore olema. See on 2 tuld. On küll tore. Kas see on tore? No kuidas kellele meeldib aktiivne pöörasus, see on hästi pöörane aasta, tuli obune on hästi pöörane elukas. Sellele täitsa savi, kus vasta kakerdab külle kelle peenramaad ja midagi. Tema jääb oma tõde taga ja nendel inimestel kes on obuse aasta sünninud, öeldakse Hiina süsteemide järgi niimoodi. Mina Hiina süsteemi väga ei huvitu nendest, aga lihtsalt see on mul meelde jäänud. Nii. Ja planeetide mõjudest astronumeroloogias on Merkuur ja Uraan. On järgmise aasta planeedid. Need on hullud ju. Uraan on veel nimetatakse taevaseks tuleks. Ta on välk. Ja see kõik Uraan on seotud, ütleme, vabadusega, mässumeelsusega, uuendusmeelsusega, IT-tehnoloogiad, raudtee, lennundus, katastroofid. Merkuur on siis kommunikatsioon, ajakirjandus, ütleme, suhtlemine, liikumine, reisimine, mõlemad on liikumise reisimisega. Aga teadagi, peab ettevaatlik olema. Uraan on sukkene koos Merkuuriga, et see öelda iialgi, kus me kõik ellu ka pau ära paneb. No võt, Uraan on ju, ütleme, et kui vaatame Mendelejevi tabelit, siis jah, on küll. Ja Merkuur on elavhõbe, mis on ju ka hästi rahutud on. Mõlemad koos on erakordselt rahutud. Ühenduses juba paha, mul süda taguma ja ma ei taha vett. Aga alguseks ta on hea, vaata nüüd on 3 aastat, natuke rohkem 3 aastat seda rasket aega, kus nagu hirmse surutud on see koroona aeg, oli siin koroona järgne aeg nagu. Nii. Ja siis inimesed ikka öelnud mulle, et number 1 aasta hakkab uus ja hea on ja ma olen omad vaikse labed süganud, et kui inimene on 3 aastat voodis olnud, esimese samme tegema hakkab, kus välja paistab. See ei ole kerge. Tiiratara. Ja, see number 1 tähendab alati võitlemist, et ellu jääda. Uus käimalikat ütleme, aga mis on hea optimistlik minu mõelest, võib-olla see on subjektiivne, et tekib teadmine, et nüüd see vana jääb sinna ja ees on ainult
midagi täpselt ei tea, aga tõenäoliselt on see roosa. No aga kas, kui ma lihtsameelse inimesena mõtlen praegu, sa ütled 1 ja kõik on nagu alguses, kas siit on tõesti siis ainult paremuse poole, et kui tuleb juba 2 ja 3 ja 4? Mitte veel ennem. Ma olen sulle eelmaast ütlen nüüd ka, et 2030 tuleb siuke murdeaasta mõnes mõttes, see on meeletu energiaaasta, 2030. Enne seda eriti ei tasu loota väga palju. 27-28 kaardid ma olen kolleege kuulanud ja ma olen ise ka vaadanud. Näiteks Vaikse ookeani basseinis ja seal võib tõsiselt suureks ajaks mõnda. Reaalselt, oht on kõrge nendel. Hiina, India, Austraalia, see piirkond seal. Pakistan on kusjuures üks nendest, mis tõenäoliselt võib vajutada päästikud. Ütleme rääkides niimoodi. No meil Euroopas siin kipub kujunema 26 aasta sukseks. Turbulentseks või? Vägagi nerviliseks selles mõttes, et hirmutatakse tohutult palju, see teeb enamuse tööd ära. Aga ma vaatasin Soome kaarti, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Itaalia, oli see Tšehhi vist. Itaalias ja Tšehhis on majandusega probleem, aga nad tulevad sealt välja. Nad on küll Euroopa Liiduga koos, Euroopa Liit läheb terves suvest, 26 aasta kolinal alla hakkab majandusega. Ilusti, terve kõik, 26, teine pool läheb kõik. Palterjani tooge palun. Nii. Majandusnäitajad kukuvad ühesõnaga. Aga meil siin, Vene piir, ütleme Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola läheb asi, mis ta praegu on november, detsember, jaanuar, veebruar, märts, niimoodi läheb teravaks. Ta tuleb praegu juba laine, novembrist hakkavad need pinged pihta maadse. Nüüd on Venemaaga või? Jep. Sa tahad öelda, et novembrist 2025 juba? Jah, need on praegu üleval. Aina kasvad kogu aeg. Nii. September, oktoober olid sissejuhatavad, ütleb siis niimoodi. Mis see Poolas praegu toimub, seal kindlasti tõstetakse vähe kraadiga üles. Mis seal on, et ütleme Eesti kõige teravam kaart, ei ole isegi mitte Eesti, kõige negatiivses plaanis, pingede allikate koha pealt, on Lätil ja Leedul. Mõlemal, jah. Nendel on kõige raskem. Protsentides, kui arvata, võiks öelda agressiooni oht umbes 75% saast nendele. Eesti, Soome, Poola, Poola on kõige vähem, Poolal on mingi, kas ta on kõige vähem, ma ei tea, ühte punti läheme Eesti, Soome ja Poola. Jääb see kusagile 65 niimoodi, 70. Ja Eesti nendest kõige teravam kusjuures. Aga Lätil, Leedul on, jah. Ja tõenäoliselt Eesti pool vaadatuna võib juhtuda siuke asi, nagu 14 aastal Krimmis olid, tulevad need rohelised mehed ilma paguniteta. Ja meil on kohalikud venelased, mingi seltskond kindlasti, kes neid pooldab, on, et sealt poolt võib nagu midagi häirivad tulla. Aga rahval ei ole halb. Eesti rahval on väga kõva seis. Palun räägi sellest kohe laiemalt. Selle kohta võiks öelda, et vana jumala käpp. Tõsiselt, jah? See oli mulle endaga väga meeldib vaadata. Eestil on, rahvas on niimoodi, kuu esindab rahvast, rahvamassi. See on oma enda märgis vähis. Sideraaldes numeroogias, mitte lääne troopiksüsteemis. Ja ta istub täpselt aastakaardis 9. sektoris. See on õnn, vedamine, kaitse. See on käib veel kõrgharidus ja reisimised ja välisliidud nagu. Ja. See tähendab seda, et rahvas hakkab tundma vajadust kuuluda ühte. Eestlastel pole kombeks nagu. Ma just tahtsin öelda, et kas Eesti rahvas hakkab kokku hoidma. Jah, see näitab seda. Need protsessid hakkavad pihta nüüd sügisest vaikselt. Tegelikult seda oli näha juba kohalikel valimistel päris hästi. Kes valitsed meid, neid ei saanud mitte tuhkagi peaaegu põhimõtteliselt. Mind üllatas Keskerakond, et see, mina arvasin, et jääb teise koha peale, aga need tuli esimese koha peale. Ülejäänud läks sinna, kui ma arvasin. Keskerakond üllatas. No ma ei teinud nendel prognoose. Kelle ma tegin, ma vaatasin reformi. Seda ma ütlesin, et see alguses see 5,7 ma olen üllatanud, et nii vähe. Need polegi mingi sahkarmahklit teinud, siis tuli 12, nagu ma arvasin. Oligi. See läks küll üllatavad, täpselt enda jaoks oli üllatus. Aga siin, mis võib veel huvitavat tulla, minu enda jaoks, just aasta teisel poolel, see jääb sinna suve, kevad, suvi, niimoodi ütleks. Et võivad tekkida uued sõjalised liidud, tõenäoliselt sõjalised, rohkem tõenäoliselt kui tavalised. Meil on see, Eesti hakkab üldse väga aktiivselt osalema
välisliitude, uute välisliitude otsimises, kuuluda mingitesse gruppidesse nii-öelda. Üksinda ei ole suurt nagu midagi. Ja sinna läheb väga suur energia. Ja teisest küljest see on ka seotud veel unistuste, eesmärkide ja tulekuplaanide realiseerimisega, see sektor samamoodi. Ja sinna läheb, et hakata tuleku looma sõnaga, hakatakse nüüd sellel aasta pihta. Ja need lähevad tööle aasta teisest, tuleva aasta algul. Kaart hakkab kehtima 20 august. Aga see protsess, ma pead räägin, see hakkab tööle tuleval aastal. Ja tõenäoliselt läheb see, kui mälu ei peta, oli see vastu suve või niimoodi, kevadet ühesõnaga. Eestil läheb väga pingeliseks aeg jaanuar, veebruar, märts, et see periood niimoodi. Oota, mis mõttes ta siis pingeliseks läheb? Siseliselt ka. Neile on valitsusel läheb asi volusaks. Nendel on siuke asi, et väga võimas ühendus on. Päike lõvis oma enda märgis 10. sektoris meeletu jõud, teevad, mis tahavad. Aga seal on väike oblikas kõrval. Seal on ketuse astroloogilises keeles, ma räägin astroloogist hetkel, mitte numbritest. Ja ketu on siuke elukas, mis viib minema kõik. Ütle uuesti ketu. Ketu. See on, seda kes see on? Lõunasõlm lääne astroloogi järgi. Karmasõlm on see on karma. Okay, selge. Ja see on siukene osa, mis viib minema kulunud asjad, nagu number 9 mõnes mõttes, mida vaja enam ei ole, ära elanud on. Ja kui ei loobuta, siis hakkab seest õõnestama. Ja siis nagu ammas seest laguneb, aga üks hetk on klõps ja kogu lugu. Valitsusel on apu ja valitsuse sektori enda kaart, ma tegin konkreetselt kõrvalda. Seal on, ütleks niimoodi, hea nendele, kes võimul ei ole. Ja need, kes võimul on, nendele ei ole väga hea. Ütleks asja kohta niimoodi. Selle aasta mis tuleb, kuni tuleb augustikuune. Ja siin on täiesti võimalik, et see võib isegi vahetuda meil selle. Kas sa oled nagu vaadanud neid personaalselt ka, et meil on, siis ma just hiljaaegu sain kokku kelle muuga kui Igor Mongiga ja siis me vaatasime nagu ka, vaatasime nagu lääne astroloogiliselt, et mis järgmine aasta toob. Ja meil on ju 2 kõige tähtsamat selli on vähitähtkujust lääne astroloogia järgi siis. Kristen Michal ja Jürgen Ligi. Ja siis nagu Igor Mang ka ennustas seda, et neil võib natukene nagu rabedaks minna see asi, sellepärast, et Jupiter, mis praegu on nende tähemärgis, vähis, liigub edasi järgmisesse ja siis see õnneaeg saab justkui läbi neil. Läänesüsteemis liigub samamoodi, et hetkel nad on sideraalsega kattuvad, mis on aastakaardis samamoodi. Ja see liigub edasi liigub. Ja mis selle Michali sünnikuupäeva, sünnikuu olid seda? 12 juuli. 12 juuli on tal või? Vist, umbes nii. 12-14 midagi sellist. Tal on number 1 aasta juulist nüüd. Jookseb Eesti selle aastaga mõlemal üks. Igas plaanis üks tähendab alati uut. Nii ülevalt kui alt see sõltub, mis positsioonis number baseerub ühesõnaga. See võib viia üles, võib viia täitsa alla. Jaa. Selleks, et kindlalt öelda, tuleb see lahti arutada, et ma peas see teada. No mis siin selliste tavakodanikega hakkab toimuma? Haridus on see meditsiinharidus, eriti haridust läheb löögi alla, tugevalt ka. Seal võib tulla, rahval hakkab muide väga palju huvi pakkuma kõrgharidus. Selles mõttes, et mis seal toimub, miks on väga palju tööta üliõpilasi või need, kes on lõpetanud kõrgharidusomandid ja nagu ei ole mitte midagi. Midagi järgnud valesse. Oma haridusele vastavat töökohta ei leias. Õige, täpselt nii. Ja see küsimus nagu võetakse üle, et haridussüsteem tervikuna, see läheb ka küsimärgile, mis toimub ja miks on nii ja miks see teised ei ole nagu. Rahvas ei ole rahul. Rahva võim läheb aastal väga tugevaks. Eesti rahvas hakkab üle väga pika aja tunnetama, et ta võib ka kokku kuuluda. Nii, aga kas Eesti rahvas võtab ka siis nagu julguse kokku ja teeb natuke seakisa? Seal on niimoodi, et seal on Merkuur juures, mis näitab, et suheldakse emotsionaalselt, aktiivselt, aga see on kõik seotud sisepoolega. Perekonna tunnetus läheb ka tugevaks. Ja seda väljendatakse otse ja sirgelt. Kui otse sirgelt vähkidel käib see, kui Merkuur vähis on ikkagi toetuse emotsioonide baasil. Ja nüüd, kui numbritest vaadata, isik aasta hakkas meil 1, see annab meile elude väljenduseks 4 raskused.
Neli on raskuste, takistuste ja probleemide valitseja füüsilise tasandil. See näitab majandusraskusi muide. See näitab meditsiiniga seotud raskusi. 4 on füüsiline keha igas plaanis nagu on. Üldse väga palju rõhku läheb füüsilisele tegelikult. Et 4 on võimalus ümber sättida, kui number 1 aastaga koos on, ümber sättida valitseva, ütleme, seadusandluse. 9 sektor astroloogias vastutab seadusandlusest, seal on kuu ja vähk, need on väga tugevad seal. Ja 4 läheb seal kokku seadusandluse. Midagi muudetakse seal või tahetakse ümber teha, millega ei olda rahul nagu. Põhiseaduse tasandil siis ole? Kas siis põhiseaduse kallal lähevad, aga midagi on tahavad näksida ühesõnaga. Ja see on see, kus rahvas võib hakata teadtest. No. Igatahes see on fundamentaalne. 4 on fundamentaalne number materiaalsel baasil nagu. Ja mis ta toob siis, ütleme, väljendusele toob ta 5. Rahvas hakkab nõudma vabadust. Sõnaõigust. See on see Merkuuri pool nüüd. See toob numbrite samamoodi välja, nagu seal astroloogias küll. Muutusi tahavad. Struktuursed muutusi tahavad hästi inimesed. 4 ja 5. 4 on struktuur ja 5 on muutused. Uuendused ühesõnaga. Ei taheta enam minna edasi sellises. No Isamaal oligi ju see loosung, et ma ei mäleta, kuidas see küll oli, aga muutustega midagi ta oli. Ja paistab, et inimestel läks nagu korda, kuigi noh. No mis muutused siin siis nüüd? Isamaa määris ennast Tartus ju täis oma muutustega, nii et vähe pole. Mis seal toimus? No seal toimus Saker-Maker ja reform tuli Isamaaga kokku, nüüd plaksus nii kui mina. Õige, just. Kui nii palju kui mina aru sain vähemalt. Just. Et see asi on nii nagu on. Just. Aga mis kuupäeval sündinud inimestel kõige paremini läheb järgmisel aastal? See on nüüd, jah, see on konksuga küsimus, sest tavaliselt öeldakse, 1 aasta on kosmilises plaanis kõikidel ühtedel. Need on päris nii ei ole. 2 võib minna hästi, kes on sündinud number 2 kuupäeval. 2-1 on päris suksed. No 1 toetab 2, ütleb niimoodi. Ja 2 mõistab 1. 1 on naiseliku poolega, teine see mehelik pool nagu. Nad loovad nagu harmooniat. Kuigi seal on ka vastuolulised loomulikult. 3. kuupäev, 30. 12. kuupäev, mis on 3 nagu välja. Need lähevad kindlasti hästi peale. Need läheb okeilt. 3 on raudsud aga 7 võib olla ja hariduse baasil või omandada mingit uut teadmist, teid on pole mingi uus rada tähendab, uus enesväljendus täitsa isikupärane suke. Nendele täitsa tipp-top. 5, kes on 5. kuupäev sünd, see on 14. Tekib üle võimendumine nii-öelda. 1 ja 5 kokku, see on plahvatus sukene. Parimal juhul tuleb sealt välja, nagu on öelda, sotsiaalne harmoonia. Kui osatakse õigele pidurit nagu panna, et siis tõmmatakse hoog maha ja see tuleb meeldivaid võimalusi isegi särada ja mateeriat tankida. Finantsilist tulu nii-öelda. 1 ja 5 on heas plaanis hea võimaluse äris olla ettevõtlik, julge, läbimurda, iseseisev otsustamine ja see viib siis heaolune nii-öelda. Negatiivses plaanis kukuvad kohe raskustesse kolinad, aga 9, kes on 9. kuupäeval sündid seal 18. Saab raske. 1 ja 9 on mõlemad tulenumbrid, ta seisad opositsioonis üksteisele. 1 on ego, ainult mina on ju. 9 on rohkem selle poolt, et universaalselt mõtleja või sotsiaalses plaanis laialt nagu on ju. Et miks endale teha, aga teeme siis 10 inimese näiteks korraga midagi. Üks ütleb, miks ma peaksin 10 tegema, kui ma olen üksinda endal tehtud. Ja läheb siuke vastuolu ühesõnaga, et areng nõuab aastas nagu keskendub siis endale. Ja 9 tundub natuke nagu keeruline. Kuigi hea on ta selles mõttes, et ta annab võimaluse muuta väga palju oma elus 9 konkreetselt kohe. 9-1 kokku panna annavad ikkagi ühe. Igal juhul tuleb midagi uut. Aga lihtsalt vahe on selles, kas nüüd, mis plaanis, negatiivses või positiivses plaanis, üleval ja all nagu on. See on nüüd inimese enda otsustada, kuidas ta selle raja valib. Mõningal määral mängib ka see rolli, kuidas istub see number 9 tema üldises skeemis niimoodi. Mis positsioonist on hea. No vaatasin praegu, tuligi 9, et täitsa juhuslikult lõin raamatu siit kohast lahti. 9 jõud on vägev ning ääremiselt intensiivne. Kui ta ikka hakkab täistuuridel töötama, siis tunnete seda kiiresti. Kõigepealt lööb ta emotsioonidesse pinge. Need muutuvad toppelt jõuliseks ning nende ohjamine nõuab harjumuspäratult suurt tahtepingutust. Pisarad kipuvad jooksma,
ka lihtsalt muusikat kuulates ja toimuva peale mõeldes. Hing tahaks nagu karjuda sees. Nii ongi. Vau! 9 lähevad emotsioonid nii kõvasti üles, 9 nagu emotsionaalselt hästi intensiivne. Nüüd ta saab ühe poolt veel selle aasta poolt, välja poolt tulevad impulsse, mis ajendavad tegutsema, välja elama. No, see 2 tuld on koos, väga kõva pauk. Väga kõva pauk käib või? Jah, aga siin loeb igal inimesel bändi isiklik aasta ka, mis ta kõrval jookseb. Okay. See võib rahustada. Sul Anu on ju 5. aasta tulemas. See ei rahusta teda midagi. Mis see 5. 1962? Ei, meil on sünnikuupäev sul 0904. 9.4. Sul hakkas siis 9.4. Praegu on 4. aasta, saab läbi, sul on, siis hakkab sul 5. aasta. Mis see tähendab? Mis suhuhuu? Isiklik sünnikuupäev 9, isiklik aasta on 5 ja kosmiline on terve see füüsiline evolutsiooni joon aktiviseerub. Nii, mis siis juhtuma hästi palju energiat. Energiat? Õudselt palju energiat. Selles mõttes, et hästi palju vaja tegutseda kogu aeg. Ja sa tõenäoliselt tunned ennast ka... Ma tunnen ennast täiesti nagu... Juba praegu tunnen, et ma tahaks mööda seinu üles kribada. Sinna vaja leida momente, kus sa piduritamata läbi põleks. Just. See asi on oluline. 5 on kaubanduslik, ärile orienteeritud, tegutseb aktiivselt börsil, väärtpaberite turul ja kõikjal mujal, kus on vajalik vahetu ostu, müügi ja suhtluse olemasolu. Aga see peab ettevaatlik olema, et ei mängitakse rahadega aktsiatele niimoodi. Oi, ta on Suli, Suller ja Petis. See ei käi sinu kohta selles mõttes, et see on lihtsalt sinu aasta on see. Aasta on siis Suli, Suller ja Petis, kui õigel ajal jaole ei saa. Seega peab ilmutama nutikust ja tähelepanelikkust igasugustes tehingutes. Okei, see on see just, et see aasta number. Sul peab ette vaadata, kuidas sa rahadega ümber käid. Just, et mitte enesel lasta nahka üle kõrvade tõmmata. Ja investeeriks valesse kohta näiteks. Just. Ja ei võtaks petukõnesid vastu näiteks. Absoluutselt õige. Kiiaga ei tea, mis on ja mis ei ole. Ja ma nüüd olen nii hulluks läinud muidugi nende hirmutamislugudega, et Smartposti kulleri saatsin ka kuu peale, ütlesin, mina ei tea midagi, lõin toru kinni, ma ei võta enam ühtegi pakki ka vastu. Et mis on vale loomulikult, kui tuuakse midagi, siis vahel on ikka õiged asjad ka. Ma ei julge, ma saadan kõik kuu peale juba. Et selles mõttes me oleme nii ära hirmutatud, et natukene... Seda tehakse väga efekt praegu. Efekt on kõva. Et aga me oleme õudselt liiale läinud selle natuke. Et me ei usalda nüüd mitte midagi ega mitte kedagi. Okei, aga väga huvitav. Et tuleb ikka läheb, mulle juba tundub, et see aasta oli nagu täistuuridel. Ei, see aasta lõpetas. Või siis 25, kes vaatab järgi, eks ole. Et see aasta oli intensiivne emotsionaalses plaanis ja mingil määral ka vaimses. Just 9 on seotud mõlema poolega nagu niimoodi. 9 on number ja saba all peaga tegemist. Aga järgmine aasta on vaja ka väljalt poolt, kosmine aasta tahab alati väljalt poolt tulevad impulsse, ühiskonnast tulevad impulsse inimesed. See nagu sunnib kodust välja minema, sunnib tegutsema, sunnib midagi muutma. Kui möödunud aasta oli 25. nüüd tehti plaanid valmis, on super hea, kui plaanid on paigas, siis saab kohe raks edasi mene. Kel pole plaane tehtud, siis tuleb need käigult teha. Elu see sunnib niimoodi, et midagi peab ette võtma, et sa ei saa istuma jääda kusagil reha alla niimoodi. Nakutama. Sihukest asja järgmine aasta inimesed plaanib istuma jääda puhkust ja häda õnnetust olla. Sihukest asi ei lähe läbi. Et pigem ikkagi... Pigem ole rattas ja püüa säilitada tasakaaluses rattas. See on ratta keskkohta võimalikult meelda, mitte serva peal olla. Kui see pööra rattas ja serva peal olla, viskab kusagil universumisse. Et sa ette ikka niimoodi tunned seda keskpaika toetuspinda enda jaoks niimoodi. Ja reaalselt ole. Üks soodustab üldiselt füüsilist aktiivset reaalsust ja novaatorlikust ehk uuenduslikust, midagi uut ette võtta, midagi. Kui oled siiamaani tegelenud, ütleme 10 aastat mingi tööga, siis toob midagi uut sinna sisse omale. See hakkab siis nagu paisuma pika peale. Eriti kui veel isiklik aastanumber ka seda toetab. Midagi värsket siis. Midagi värsket just nimelt. Minul saab just Õhtulehest nüüd 10 täis. No võt, õnnitlused. Teeme peo, paugutame. Võiks. Šampanjakorgid enda. Just. Aga väga-väga põnev, et need inimesed nüüd siin, me ei saa ju kõikidele, eks ole, siin isiklikke kuupäevi kokku panna, aga siin ma vaatan, et sa oled väga nagu kompaktselt ja väga nagu arusaadavalt
No eks mul on aastat seda teinud, nüüd ma juba tean, mida panna, kuidas panna ja mida välja visata nõuda. Just, et ei ole liigset sellist vahtu, et ongi nii, vaatad, saad ära arvutada siis oma isikliku aastanumbri, kosmilise aastanumbri ja nii ongi. Et ei ole siin vaja mingit abrakadabrat see on lihtne. Teha. No kui palju sinu juurde tuleb ikkagi inimesi, kes tahavad seda personaalset, et oleks kõik, noh, ma ei tea, kas sa teed, paned... Ma teen kogu aeg neid. See ongi mu põhitöö nii-öelda. Nii. Need käib, ütleme, hoovustega, aga palju käib. See aasta on olnud 2 korda rohkem kui eelmine aasta näiteks. See näitab, et inimestel on see aasta mõjunud vägagi raputavalt. Nagu ma aasta tagasi tõenäoliselt ütlesin 9 kohtas, 9 on raputav number alati. Ja pole isegi märganud, aru saanud, et aega on huvitav tigurit tegema hakanud. Mul on kulunud 2 korda suurema tööhulga tegemiseks vähem aega kui tavaliselt ühe töö peale. Mitte iga kord loomulikult, aga niisugused juhtumised on olnud. Ja see on mul endale üllatav, kuidas see toimub, aga aeg meie ümber liigub meeletu kiirusega ja aju on ka kõvasti inimesse muutunud. Kui olete märganud kõhule, et hommikuti ei ole enam niimoodi, et 8 paiku on pime, 8 paiku koidab nagu eledama ja pimedaks läheb ka hiljem. Et taeva kuppel on eledamaks läinud ümberringi meil. Neil on nagu omad põhjused loomulikult. Tõsiselt räägid või? Ja. Ma mõtlesin, et see on lihtsalt linnakuma. Ei ole. Ja, no, Timol ei ole linnakuma seda Hiiumaal. Minul on ilusad tähed kogu aeg. Räägi lähemalt sellest, mis see siis on? See on see maatrits, mis ümber maa nii-öelda jutumärkides, kuidas keegi iganes ütleb. Et see hakkas eelmise aastas korrakult lagunema. See on vana mudel, mille sees me elame, vana energiaga sees. Seda hakati jõuliselt nüüd ära pühkima. Ja kõik need vanad struktuurid, mis on need lähevad järgmine aasta kõvasti tule alla. Ja see on hea. See on väga ja kõik need, kes praegu nimetad ennast eliidiks, nendel on see väga paha. Nemad tahavad ikka seda vanat hoida, millest nendel hea elu nagu tekkis. Ja nüüd nemad hakkavad kõrbema. No aga ikkagi siiamaani on olnud nii, et kes on rikas, see saab raha juurde, kes on vaene, see jääb vaeseks, kõik maailma rikkus koguneb mingisugune 1% kätte, et kas see nüüd hakkab siis kuidagi muutuma või? Kulminatsiooni aeg ongi praegu see nendel. Ongi kulminatsiooni aeg, Nende plaanid olid näiteks COVID-i värk on kooli, kui oleks läbi läinud, siis me oleksime tõenäoliselt koonduslaagrites enamuse poolt. Need Austraalias tehti katsida, Hiinas samamoodi, reaalselt kusjuures. Parakid pandi püsti ja... Covidi haiged sinna või? Ja, inimesed, mul tutved on, kes Austraalias elanud, see päris jube vaatepilt. See oli hea teha, et see on suur saar nagu kontinent, ütleks selle kohta. Et sealt ei pole keegi jooksu ka ju. Nad on nagu eraldatud nagu vangla. Täpselt. Aga see oli nende plaan, see oli läbi nendel elukatel, kes seda teha tahtsid. Ja eks nad nüüd plaanivad suurt sõda näiteks. See aitab ka palju laastada, kehvaks teha. Kes plaanib? No need, kes maailma meil valitsevad ikka, see on iidamast aadamast 1000 aastat. Aga mis mõttes nagu see on see vana eliit, ütleks selle kohta. No illuminaadid või? No nimetage neid, kuidas tahetakse. Mina nimetan vanaks eliidiks neid. Igal ühel on oma nimi. Ja. Aga see suur sõda, see peaks siis olema nagu 3. maailmasõda, mis on... No, nende jaoks ideaalis võib-olla, aga ma ei tea, ma ise kahtlen selles. No Vaikse ookeani basseneis, ma mõtlesin, et mõne aasta pärast võib tulla, sest nende riikide kaardid, kes seda juhivad seda regioone nagu on näiteid, et see oht on olemas ühesõnaga. Aga kui suure tõenäosusega see plahvatuseks läheb, see sõltub üsna palju 26. aastast tegelikult. Kuidas Venemaa käitub ja kuidas Hiina käitub ja Ameerika ja India. Aga kas selle numeroloogia pinnalt ei saa ennustada, et kuidas Venemaa käitub või et mis sellest Venemaa Ukraina sõjast saab? Nendel on niuke asi, et seal tuleb nüüd väike silumine on tõenäoliselt jaanuar, veebruar, märts selle ajavahemiku sees tuleb rahunemine võrreldes praegusega tugevamalt. Ja siis võib tulla nii, et aasta aega ongi hea vähem. Paikne. Ja 27 uue hooga. Midagi sihukest, mida ma elu praegu ei peta, siis on niimoodi. Ja see aeg, kui seal vaikseks läheb meil teravaks. Venkudel on suur armee kokku aetud, aga nad ei seda laile saata. Putini võim baseerub praegu relvadel. Kui ta laile saadab, ja sõjas koju tulevad mehed, need on mingi 7-800 000. No. Tööd ju pole ju.
raha pole. Just vastupidi mõtlesin, et tööd on nii palju, mida oleks vaja teha. Ei, need venelane töötega hakkab kohe mässudega. Tulete ka ajalugu meelde, 1917, 1916, kui need venelased hakkasid Peterburi minema, mis tegid seal. Nad tööle läinud. Nad õudsid leiba ja vabadust. Oligi kogu lugu, täpselt moodi tegema nad. Ja Putin nii tola pole, ta saab väga hästi sellest aru, suunanud kusagile mujale tõenäoliselt. Ja arvestades NATO idatiiva kaarte nendel riikidel, kõigil on pingekolded väga tugevad, ümarvuse kõigil on 70% peal, see on nüüd tõsiselt ümardatud. Siis võib huvitavaks minna, me ei tea see plaanis. Siin sõltub palju, kuidas nüüd Eesti rahvas reageerib ja toimetab. Meil on Eesti kaardiga lõtsudes siuke asi, et see on üks koht, kus ma rääkisin nagu vanaimale kaitsele ja teine on väga masendav. Ja kumb nüüd ülekaalu saab, need on täpselt enam-vähem võrdsed. Ja kui see positiivne pool ülekaalu saab, siis peale majandusraskustest välja tuleva esimese sammude kui see valitsus läheb, ütleme niimoodi, siis tuleb uus on ja siis on vaja sellest hakata välja rabelema. Ja see nii kerge ei ole ju. Seda vaega. See on uurne käkka kokku keretud. Ja igatahes valitsuse vahetuse protsente kaasa kusagil 60-70 peal. Nii kõrget ei ole tükk aega olnud. Kui praegu, see on ka suke kevade lõpp, suve algus, sinna aja kusagil läheb. Ja siis augustist 26, detsembri lõpuni 26 on majandusprobleemid. Tõsiselt ja konflikte ja esineda piiridel veel. Teravusi. Kommunikatsioonile tuleb väga suur rõhk, kusjuures edasi öelda. Peale haridussüsteemide tuleb kommunikatsioonile suur rõhk. No igatahes hästi suukene aktiivne aasta. Aastakaardi juhib Skorpion Eestil. Skorpioni vähk. Mõlemad on veemärgid. See näitab, et tegu on emotsioonidega. Skorpion on hästi jõuline. Ta avaldab ennast 11 sektoris, mis on seotud maailmaga. Unistuste ja eesmärkide ja parlamendiga, kus riigi tasandil on parlamendiga seotud. Et jõud läheb nagu parlamendi poole hästi tugevalt. Hakata suruma sinna. Ja teine siis on see, filosoofiline sektor. Maailmavaateline nii-öelda. Ja see hakkab rahvas oma nõudma. See on väga positiivne. Ja see ongi, kui öeldakse jumala kaitsel niimoodi. Kõige õnnelikum sektor üldse. Ja kui seal on tugev võim üleval, tunned enda super hästi ennast seal. Aga kuidas armastuses läheb? Sellega läheb ka niimoodi, paljudel on, kes sõltub, kus on. Aga armastusega on sõltub 5 sektor ja see terav. Sest ma lihtsalt lugesin täna seda uudist, et Evelin Saamel ja Johan Randvere läksid lahku. Ja siis ma mõtlesin, et see oli ju nii nagu solid paar minu meelest või tugev. Mulle tundus. Seal on suur vanusevahe siis. See on suur vanusevahe, jah. Umbes palju seal oli? 15-16 aastat ikkagi väga suur, jah. Väga suur. Mehe kasuks siis. Jah, et nii paljud inimesed üldse on sel aasta hästi paljud on lahku läinud ka. 9 aasta ma rääkisin, ta oli Veenusega 9 aasta. Need ongi suhted lagunud, mis on oma ära elanud või on valet pidi kokku pantud, ütleme siis niimoodi. See Veenus on suhted, armastus, seks, luksuskaubad, autod on ju. Meil tuli auto maksvata peale. Veenus esindab autosid. Autos on astroloogiast, numeroloogiast, luksuskaubad on nagu. Kõik läks ju piudiga selle alla. Aga nüüd tuleb aasta number 1 ja Merkuur, Uraan, jah, see on hästi liikuv kusjuures. Kõigil algavad uued armusuhted siis järelikult. Suhtlemist tuleb hästi palju. Merkuur ja Uraan on ilma emotsioonideta. Neil on kõik siin. Seal ei ole emotsioonid, seal on õppimine, uute asjade algatamine, uute ideede väljamõtlemine, eriti just IT-valdkonnas ja ajakirjanduses ja televisioonis ja ütleme, et need lähevad kõvasti rakkesse nüüd. Ja kui tahab kellega koos reisul käia, ma ei imesta, kui ta väga palju liikumist Eestis. Üldse oli ühes kohas teise nagu. Seda võib ka hästi palju olla. Tõenäoliselt on ka. See näitavad numbrid ka, kuidas Eesti riigi väljenduse number ise läheb 5 peale, see on hästi rahutu. Ja. Ühesõnaga, et palju reisimist tuleb. Kuidas raha inimestel taskus on? Ma ütlesin, et finantsidega on asi keeruline riigil. Majandus on nagu on ja ka see paremaks ei lähe. Ei lähe ja inimestel... Aga kui ta kombel Eesti inimestel raha on, ma vaatan, ehitatakse palju. Tohutult hästi on rahadega. Kusagilt midagi voolab. Aga kus see voolab? Kus need allikad on? Võt ei ole saanud aru veel.
Eks igal ühel on omad kusagil. Keegi ei räägi sellist asjadest, rahastest ei räägi. Ära räägi rahast ja armastusest. Nad ei armastagi ära, ole vait. Kui sukk. Eriti raha ei armastagi ära. Ei, tuleb vaikselt olla. Eks ta nii vist on jah, et vaatad jälle keegi läks suure armastusega kokku ja siis juba jälle pauk käis ja juba nad on lahkus. Jaa, aga nad on kõik pikalt koos olnud, kes lahku on läinud. Kas see ole? No, siin... Sellel aastal 25 siis, et kui kes vaatab saadet hiljem, siis me räägime sellest. Et nad on ju kõik pikalt koos olnud. Paljud on pikalt koos olnud, jah. Et siis ongi aeg minu meelest... Mõned on täis. Sokke vahetada. Ja, et paljudel on karmaga seotud kusjuures. Selles mõttes, et kui ollakse aeg ära oldud, istutakse maha, tekib tühjuse tunne ja siis istutakse maha ja hakkas arutada, mis toimub. Nagu pole nagu midagi, nagu oleme harjumuses koos või mis värk on. Ja siis tuleb teha otsus, kas minna edasi või 8 koos, kõik elu hea on olla iseenesest. Mugav. Jah, et harjum ka võib edasi minna. Ja teised ei tahaks nagu uut. Aga see uus hakkabki nüüd sellel aastal, mis tuleb. Ennast korraga märkama, need, kes otsustasest elu kokkujäämise kasuks on. Et nendel tekib nüüd küsimus, mis uus peab olema, kas uus peab tulema. Ja kui siis lahku ei mingit, siis meieks järgmine aasta. Sest kus uus peale tuleb ja sõnaga. See on nagu takka järgi, sabalöök nii-öelda. No, nii et... Aga kui enne pole lahku mindud, siis aastal 26 lähete kindlalt lahku. Võib. See on nagu sabaga löök öeldakse selle kohta. Tõmbab järgi nii-öelda. Aga need, kes on otsused ära teinud, paigas on asjad... mõtted nagu on ühe joone peal, nendega ei ole enam midagi, siis on teada, et uus tuleb, uus läheb ja käik sisse minema. Aga need, kes jätsid nagu ehku peale niimoodi, siis on see lammutusprotsess on vägagi tõenäoline, suuraani mõju on niisugune, mis sisse tuleb, ega see käib ärsku või ootamatult, kiiresti. Aga nendel pole vaja ikkagi muretseda, kes on selle otsuse teinud, et me liigume oma karavaniga edasi. Kui see ikka püsiv on, selles mõttes, et see harmoonial põhineb. Kui põhineb finantsides ja äritehing on, aga ikka, kui äritehing hästi läbi saadakse, mis meetris äritused edasi ka on. Kooselu on ka äritehing. Paljuski jah. Abikassad, Abikassad on abikassad. Abistavad teineteist läbi elu. Okei, selge. Ühesõnaga, mis sa veel küsisid? Armastus, raha, tervis? No tervis, ma ütlesin, see ei ole ka kõige paremas olukorras inimestel. No see on selge, aktiivsus on suur, mured on kõrged, stress on kõrge, ma näen seda oma klientide pealt, mis teemadest nad nagu tahavad suhelda ja rääkida. Kinnisvara probleem on paljudel tulnud, mida varem ei olnud. Mis see tähendab? No osta, müüa, vahetada. Vaja on osta, müüa, vahetada, aga asi ei liigu või mis see küsimus on? Mida osta? Kuhu osta? Kas Eestisse osta või välismaal osta? See on. Ja kui on välismaal elavad eestlased, siis küsivad seal kuhu osta, mida teha. Selleks antakse koha nimi mulle. Nime järgi võtab ära ja siis tehingu kuupäevad nagu ja kes selles osalevad ja mis riigis see toiming nagu toimub. Ja Eestis samamoodi. Ja selle järgi ma vaatan, et elu tegu käib ju. Elu käib täiega, jaa. See on hea. Minule meeldib. Igapidi tore. Okei. No kas seda enam ei ole? Siin vahepeal oli see, et kolime ikkagi siit igaks juhuks minema, sellepärast see Venemaa on meil siin kõrval ja kõik. No siis peaks eestlased ammused läinud olema. Ja et et see paanikoog on natuke nagu vaibunud või tundub. Kõik on võib-olla ära kolinud, kes on seda tundnud, et on vaja ära kolida. Või ostnud siis selle varu. Või varu, jah. Korterik, kes see ostnud. Kuidas inimesed on erinevad? No kus ikka lähed, elu on siin kogu aeg, Venene varem ka siin käinud on ju. Kuigi jumal seda, mis ta nüüd teeb, kui ta tuleb, iga kord on erinev. Ma ta teeb maa puhtaks, tal ei ole nüüd vaja. Tige, jah. Nüüd on tige nagu erilane. Ta ei saa. Kas see Putini võiks, vana ta nüüd oligi juba? Seal pidi palju Putineid olema ju. Vabandust muidugi, et ma selle peale nüüd siis... Ja, see on väga tore, et sa ütled, aga et võib-olla on juba vahetunud, on ju? Ja räägitakse. Sirje, tule oma teooriaga välja. Ma tean, Timo, kindlasti, sul on ka kindlasti mingisugused... Ma olen kuulnud, et on 4 tükki olnud. Erinevad ÜÜ-nimedega veel. Ma olen peast ei mäleta. Üks oli Baškiirist oli. Baškiir on ja oota. Üks pidi olema, kes oli hästi nagu sarnane. Ja ma ei mäleta, mis ta nimi oli. Originaal. Tema hüüdnimi on Originaal. Jah, see on sellised naljad ka. Et on kloonid Putinil. Venemaal endale ta läheb niimoodi, et endale hakkas see, nagu me eelmine aasta rääkisime, tuli praegu meelde ka, et see rääkisime, et Venemaal hakkab sisemine kääri on hästi kõvasti pihta. See
transformeerumine nii-öelda. Nad tugevad 9 venelastel. Putin on puhastanud nüüd selle ladviku sealt üsna korrakult ära, see üle 37 kõrge seltsimehe on kaotanud oma elu nii-öelda. Õnnetusjuhtumite tagajärjel hakkas välja hüppanud, mida iganes on ju. Venemaa see protsess jätkub, kui see jätkub kuni nende, mis ta on sinna, 12. juunini. See ei kao kuskile, selle 30 aasta tuleb 1 koos 9-ga veel, see on veel süvenevalt, veel juulisemalt enne. Et venelastel endal on talv ja on ka niimoodi, et kui nad hoogu mõistab maha võtta selle sõjakusega nii-öelda, mis nad on, nende majanduse krudib ka allapoole, nendel on, nad tahavad ikkagi nagu terve maailmagi hakkab augusid. Ütleme suve teises pooles nagu ajuma vaikselt Ühendriikil näiteks septemberi juures oktoober, kus on toimub kõva potsatus nii-öelda. Siis venelas võib see potsatus lõppeda päris katastroofiliselt tegelikult, majanduse koha pealt, maailma silmas. Ega see sõdimis ei takista, venelase puhul küll mitte. Kui Euroopal on majandus läbi, eurooplane sõdi on. Aga venelasel on majandus läbi, rahvas nälgas, see öeldakse kohe, et relva kätte ja naabrite juurde. See eluaeg nendel nii olnud. Ja seda ei tasu karta või oota tähendab, et siis nagu iga vaibub. Nendel läheb just asi käärima või rohkem. Aga mis võib päästa on see, kui nad omavahel ise kiiskuma hakkavad seal. Et võib-olla siis. Või ei tule ehk nii palju siia. Aga igal juhul, kui see asi nüüd läheb nii nagu, et Ukraina enda vähe rahuneb maha, siis meile läheb kehvemaks ja kui Putin, ütleme siin, peaks vastu hambaid saama, siis on ta laamene. Kui ta tõesti trügib seal Poolasse või Leedusse kusagile, sind lüüa saab, et ei võida, see on kiiresti nii edukad, kui nad loodavad, et siis talle võidaks teha palee atendat nii-öelda, riigipööre. See on küll variant. Aga kui ta siin võidab, siis on tema võimuperiood kauem, aga ongi see, et järgmise aasta lõpus siis on nendel majandusega tõsine katastroof. Sest nendel on tegelikult see asi ei ole väga ilus. Nüüd see naftaga Hiina, India keeres ka kranikinni nendel nüüd loobusid väga paljusest ostudest nii-öelda, tehingutest. Seal on päris teraks asi läinud venelastel, hetkel vähemalt. Eks see paistab, mis see välja areneb edaspidi siin. Aga hetkel küll. Juhhei, ja. Saime kõigil enam-vähem vastuse või jäi midagi kripeldama? Ei, otseselt ei jäänud. Vaata, lihtsalt mulle endal tuli meelde, et eelmisel aastal ka me rääkisime tervisest ja siis sa ütlesid, et see vaimse tervise värk on nagu õudselt tuleb tugevalt üles ja vist ongi. Ja nagu... seda see ongi. Jah. Järgmine aasta tuleb on see, mis Merkuur ja Uraan esindajad on. Mul oleks öelda mõte, Urani poolt. Ta on seotud intuitsiooniga ja ta on astroloogide ja numeroloogide planeet kusjuures. See asi hakkab minema. Inimesel hakkab see asi siit lahti minema, 3. silm. See mentaalne taju nii-öelda hakkab hästi teravaks minema. Ja väga ootamatult, see tuleb õhtul magama, hommikul ärkad üles, näed võib-olla teise inimese aura värve või mida iganes. Sellised ärkamised ühesõnaga. Intuitiivsed tajud muutuvad hästi tugevaks ja teravaks. Selle kohta öeldakse, Uraan esindab telepaatiat. Ja siis ei tasu kohe minna närviarsti juurde, vaid rahulikult võtta ja mitte lasta endale kohe depressante välja kirjutada. Silma nägemine läheb selles mõttes nagu teiseks ühesõnaga. Ja. Hakkad asju nägema teistmoodi kui arvus. Näed nagu läbi, nagu rõnke. Aga inimesed tekib nagu värelus ümber. Nagu mõnedes multikates endale, kui elektri saab, sinine rand tuleb nagu ümber. Ja sihukese asju hakata nägema. Paljudel võivad ekstra-sensoorsed võimed avaldada. Ja. Järsult, ootamatult hästi lambis kohe. Üle maailma, igal pool. See protsess võib väga kiiresti minna kusjuures. Hästi kiiresti. Aasta on 1, see on jõuline, Uraan on hästi ootamatu ja Merkuur on sihukese hästi rahutu elemendi siin juurde veel, mentaalselt. Hästi palju mõtlemist on, tohutu palju mõtlemist on. Peaasi üle mõtlemist ei toimuks. Aju kärstab. Ja ma just kujutan ette, et muidu võib-olla see kõik see õhuline ja tuline energia on nagu tore, aga just, et kui sa nagu üle mõtled, siis see on ka jube. Jah, selle suhtes on jah. Aga ongi see, et tuleb kuulata omaenda keha. Siis on okei. Merkuur valitseb 6. sektorit, see on seotud meditsiiniga. Aga kas näiteks number 1 on peaga seotud ja see tähendab siis, et peavalusid on ka palju? 1 ei ole mitte ainult peaga. 9 on ka peaga, nagu ükski on. Aga vahe on selles, et 1 valitseb silmi, silmahaigused. Kõik, mis silma seotud on. 1 valitseb südant ja südame ja veresoonkonda. Need probleemid. Ütleme, infarktid näiteks.
see on südamega seotud. Ma neid südamehaigus ikka ei tea, mis seal on, neid üles lugeda. Aga need kaks asja on kindlasti kohe. Ei. Tere tulemast, tulihobuse. Ja see saab pöörane aasta olema. No aga see juba visuaalselt ütleb seda, kui sa ütled tulihobune, siis on juba... No vaadake, mis oli 60 aastat tagasi. Mis aasta oli siis 2025, 66 oli, 1966, 60, mis aasta, ma ei mäleta peast, mis mina tean, mis juhtus, siis oli mingi Taškendis olevalt olnud tohutu õudne maaväärisemine. Maavärinal, jah. Aga mis seal veel oli, ma ei mäleta, me just Igoriga rääkisime, aga ma ei mäleta. No. Ma ei ole läbi lapanud, aga huvi pärast koju siis vaatan, mis 66. aastal toimus. No midagi väga niisugust kohutavat ju ei olnud. No aasta iseenesest oli 3 tol ajal, tugevate kuutega, seal ei saanudki väga hull olla. 3 kuued kokku on väga harmooniline ühendus nendel. Aga nüüd tuleb 1 sinna taha. See on juba 1 kuuega, ütleme, aasta 2026 on, kui vaatame hakata, 2 viimast numbrit on kõige määravanud, selles arvutuses numbrid räägin. Liidad 2 kuuega kokku, 2 + 6. Üles tuleb 8. 6 - 2, 6 on suurem, lahutavad väiksema, saad 4. Nüüd tuleb 2, 6, 8, 4. Need on kõik naiselikud numbrid. 8 ja 4 on puhtad majanduslikud numbrid, 6 on luksusele suunatud. 8 on positiivis, see on karjäärivalitseja, staatus ja karma ka kusjuures. Ja 4 on miinuses ja see ongi raskuste number. Need raskuste number on miinuses, kui sinna kukkuda, siis võtame väga raske välja raveleda. Karjääri poole veel kui minna on ju, siis 1 ole pannud jõudu juurde. Need on neid, kes võivad lennata ootamatult väga-väga kõrgele ja väga edukad kusjuures. Finantsides just. Majandus, poliitikas ka, 8 poliitikalle ka. Et ma ei imesta üldse, kui tuleb täiesti uued poliitikud kusagil ja kargad äkistelt üles. Seda muidu ütles Igor Manka, nii et tema ennustas sama asja. Kõik klapib. Uued poliitikud, uus president tuleb meil ja... Uus õhkkond nii-öelda. See on täiesti õhus, täiesti konkreetselt kohe. Uus hingamine. Uus hingamine, jah. Seda ootab paljud, oigu paljud. Ma võin öelda, et selle aasta jooksul, mis nüüd olnud on, meil ei mitte ühtegi olnud klientidest, kellega ma olen suhelnud, kes ei oleks küsinud, et millal saab lahti nendest. Põhimõtteliselt kõik on seda öelnud, kas ümber nurga või siis niimoodi liibad laavad on. Ma olen täitsa otsaga öelnud, kuule, millal nad minema lähevad. No kuulge, millal te minema lähete? Ma olen ikka öelnud, et nad ei lähe mitte kuskile. Nad on seal naelutatud nii kaua, kui nael püsib kusagil. Mina juba olen hakanud nendega harjuma ja mulle täitsa meeldib. Mina olen niisugune teistsugune, jah. Ja minu meelest nad võiks nagu edasi, et vaadata, mis edasi saab. See on hasart juba. See on hullumeelne hasart Ameerika mägedes. Aga meie saade on lõpukorral, nii et Timo, ootame sind jälle külla uuel aastal. Samal ajal siin me istume jälle nagu tinutatud ja võin isegi võib-olla, kui ma leian, siis ma võin meie eelmiste aastate saated siia juurde lükata, et teil oleks ka põnev vaadata, mida me siin kokku oleme rääkinud ja kui palju sellest on täppi läinud ja mis siis edasi saama hakkab. Aga aitäh teile. Head aega. Puuduta oma tulise palgega, nii et on nii.